aga nüüd on vist kõik, kes on plaaninud naasta, on naasnud ja liigume edasi sellega, et Kaur on viimasel ajal tegelenud sellise huvitava ekstreemspordiga, nagu seda on Atlassini toodete sertifitseerimine, tähendab selles mõttes, et või iseenda sertifitseerimine Atlassini toodete eksperdiks ja kuigi mul on jäänud nagu mulje sellest, et ta on mõningaid projekte teinud ja just nagu erinevate klientide juures tehes tõenäoliselt ka erinevaid kogemusi omandanud, siis Kaur väidab, et see ei pidavat tegelikult väga lihtne olema. Et räägime kogemustest ja kas ülejäänud peaks ikka selle peale mõtlema? Et nagu igasuguste sertifitseerimistega, kes on enne teinud näiteks Microsofti serte, et siis nad umbes kujutavad ette, no, ma ise tulen Microsofti maailmast, et olen töötanud sellises kohas nagu Baltic Computer Systems alates 98 kuni 2003 oli äkki, siis meil oli lausa kohustus neid Microsofti serte teha iga poole aasta tagant. Ja noh, Microsofti serdi eksamid olid ka suhteliselt tüütud, aga need Atlassiani omad on nagu korda 10 siis. Et seal nad tahavad saada sisuliselt Atlassiani vaatenurgast vastuseid küsimusele, et kuidas nemad kasutaks oma tooteid. Noh, meie oleme läinud ammu sealt nagu valgusaasta kaugusele sinna, eks ole, noh, Gemiti näitel või kunagi SMIT-i näitel arendanud oma meili handlereid, noh, teinud igasuguse ristlinkimisi ja asju, et seal on kohati nagu päris keeruline ennast tuua sinna tavakasutaja tasemele, et kuidas me nüüd peaksin vastama, et noh, valikvastustega küsimused on ju. Aga no mida see siis annab, on ju, et mina tegin ära selle Service Desk beta eksami ja homme lähen tegema seda siis Agile'i eksamit, et saab näha, kuidas läheb, hoidke pöialt. Et mida see CERT annab, noh, ühest küljest on ju teile endale enesekindlust ja teie ettevõttele siis võib-olla mingid paguneid natuke, et saab võib-olla ka Eestist väljapoole vaadata, kuna ega neid Atlassini eksperte nüüd väga palju ei ole veel, kuigi nagu võiks olla, neid võiks alati rohkem olla, siis ma arvan, et see toode veel kõvasti võtab turgu ja vajadust seda administreerida ja olla peakasutaja, ma arvan, et on küll ja veel. Ja et noh, kes üldse tunneb huvi selle vastu, et võiks võib-olla alustada enda testinstantsist, et panna püsti mingisuguse testinstantsi ja hakata seda nagu kasutama, et võimalikult palju aru saada sellest, mida siis on sellega mõeldud teha ja mida sellega saab teha ka sealt edasi, et kuidas teda üles panna niimoodi, et ta raporteeriks siis vajadusel juhtkonnale, eks ole. Ja ma soovitaks alustada sellest eksamist, et see tundub olevat siit kõige lihtsam. Mina jätsin see kõige viimaseks, kuna mul oli olulisem nagu keeruline enne ette võtta. Et need eksamid näevad tüüpiliselt välja siis sellised, et seda saab teha IT-koolituses ainult Eestis. Ja seal on valikvastustega siis sõltuvalt eksami keerukusest kas 60 või 90 küsimust. Aega selleks on siis vastavalt kas 2 tundi või 3 tundi. Nii et ühe küsimuse peale on siis umbes minut, 2 minutit, jah. Et noh, kuna nad on keerukad ja inglise keeles, et siis peab vahel nagu une pealt teadma seda vastust, kuna sa oled juba 1,5 minutit kulutanud selle lugemise ja arusaamise peale, siis sa pead nagu teadma. Aga jah, selleks muud moodi nagu õppida ongi keeruline, kui sa ei tee enda testkeskkonda. Et seal on hea neid projekte siis luua, liidestada oma vahel ja neid ekraanivorme ja õigusi mängida läbi. Et kas keegi üldse, kui palju siin on nagu Jira peakasutajaid ruumis? Ahah, 1, 2, 3, 4, 5. No vot, nendele võib-olla olekski huvitav seda proovida, et iseenesest on nii, et neid materjale on võimalik sealt osta eksami ettevalmistuseks ka, aga noh, ma ikkagi arvan, et kõigepealt peaks alustama võib-olla ühe testkeskkonna näppimisest. Et tüüpiliselt ma eeldan, et riigiasutustes on kindlasti olemas testkeskkond.
eras võib-olla siis, kui on põhjendatud. On, ütleb Triinu, väga hea, eeskujulik. Et see tähendab, et sa saad öösiti magada. Nii tore. Et mis näpunäitid me sealt eksamilt siis kaasa veel annaks, et tehke üks projekt, pange talle 3-4 erinevat rolli külge, nende rollidele külge erinevad õigused, liidestage AD-ga, proovige kasutada AD ja Jira direktorit koos, vaadake, kui järjekorda muuta, mis juhtub, kui nested groups lubada, mis juhtub, võib-olla konfuga liidestamine, eks ole, mingid lihtsad makrod, Jira issues makro näiteks kindlasti. Siis kui tahate service deski eksamit teha, siis peate kindlasti une pealt teadma, kuidas käib SLAD häälestamine, kuidas käib raporteerimine, portaali request type'ide seadistused. Ja Confluence'is ilmselt peab natuke oskama siis edasi jõudnud makrodega, edasi jõudnud tasemel makrodega mängida. Et mina arvan, mina isiklikult Confluence'i täna ära ei teeks isegi, et selleks peaks nagu tõsiselt huvi tundma selle toote vastu eraldi. Kuna mina olen kasutanud teda põhiliselt nagu service deski või Jira software'iga liidestamisel ja teinud sinna mingisuguseid lihtsamaid lehti. Jah. Äkki teil on kohe mingid küsimusi selle teema kohta? On keegi huvi tundnud? Piisavalt uus, et võib-olla polegi keegi mõelnud veel selle peale. Kas muidu tänasel on nagu kombeks sertifitseerida muudeks asjadeks? Kes omab mingit sertifikaati? Midagi komates, okei. Vähemalt ikka nagu päris kurtide kõrvadel jutt ei ole. Lihtsalt nagu hirmutab. Palju see maksab? Eksam on, see olenevalt eksamist. Näiteks see Agile Software Development maksis vist mingi $350, korduseksam 150. Kui ma ei eksi, jah, oli 450, midagi sinna kanti, 350 vist, jah. Ja meie kaudu on võimalik soetada ka vouchereid, kus saab siis 4 paki osta, sealt saab mingi väikse ale, et kui on rohkem tegemas. Ja kui esimest korda minna, võib-olla teed 2 korda ka, on ju. Et Mis seal on? Me oleme Kauriga koos pusinud, et minu kogemus palju trikiga küsimusi on, ehk nad on sinna pannud asju, mida tegelikult Jiras olemas ei ole, ehk et et sul on 5 varianti ja siis üks variant on selline, mis tundub jumala loogiline, et siuke asi äkki võiks ka olla ja siis sa pead teadma, et seda ei ole. Just, et need tõmbega küsimused on ka. Ja hästi pikad lohisevad situatsiooni kirjeldused ja hästi pikad lohisevad variandid nende juures ja neid on vähemalt ka 4-5 tükki. Millest tuleb valida mitte 1, aga ma ei tea, 2-3 õiget. Et ei ole jah, kõige lihtsam leib. Aga ärme siis väga ära hirmuta, et... Ei, teha tasub. Minul endal on nüüd tekkinud ühe eksami läbi kukkunud 55% 65 nõutust, ehk siis ma arvutasin isegi mitu küsimust, 7 küsimust jäi puudu. Et nüüd on nagu sportlik huvi see asi ära teha. Mul on sama, et tahaks nagu kõigepealt saada selle agiilse nüüd mingi hea protsendi peale ja siis ma tahaks proovida uuesti kas Jira admini või siis service deski. Et ja mina kukkusin jah selle admini eksamil. Natuke vist läksin üle jala ka, aga ja mõtled küll, et oled nagu mingi 6 aastat ainult adminid. Ei no seal on need küsimused, et what is the best, kuidas on see, et optimal way. Most optimal solution, Atlassian way. Et ei aita sellest, et ma mõtlen enda peaga, et sa pead mõtlema nagu läbi Atlassiani pea. Ja Atlassiani pilve. Okei. Mis peaks motiveerima, et teha neid eksameid, et kas nagu paguneid teenida või ehk siis, et kas nad nagu sisuliselt ka annavad tarkust juurde? No ma usun, et kui sa selle eksami ära teed, siis ma arvan, et ei teki küsimus vähemalt selles, et kas sa tead Jirat muidu või oled sa nagu teda kasutanud vä? Ai, minu väga palju lisainfot.
mina olen väga palju juurde õppinud tänu sellele, mis on nagu üllatav täiesti. Et vaatasin ära ka ühe YouTube'i video, kui guugeldada täiesti suvaliselt, vaatasin siis ära niisuguse inspireeriva video ja sealt tuli sama asi välja, et asju, mida ma varem ei taipanud kasutada, nüüd ma taipan kasutada. Näiteks palju teist on kasutanud Jiras webhooke või ütleme, läinud sinna karmimasse konfi mingid issue collectoreid näiteks. Et no tegelikult need on võimsad asjad ja hoiate kokku üsna palju litsentse teinekord, et tasub läbi käia need. Ja noh, minu meili konfimise oskus on ka läinud paremaks ja ma ei ole veel alla andnud sellele oma mõttele. Jah, äkki siin nende mingisuguse kasutuslugude koha pealt äkki seal puudutaks korra seda meili handleri teemat, et minu kõige vihatum osa Service Deskist ja Jirast, no Jira muidu on okei, seal saab veel plugineid panna, aga Service Deskis on see meili handler, et tahaks kohe Atlassiani kirjutada pika nagu 6-leheküljelise ettepanekute nimekirja, mida võiks teha seal ümber, sest jah, see sisseehitatud meili handler seal Service Deskis on vägagi nagu puine ja ta ei saa aru tihti, kui seal on mingi värvilises kirjas HTML või midagi, siis ta arvab, et sellest tuleks nüüd uus pilet teha, et ärme seda sinna kommentaaris küll pane, mida sa eeldaksid, et ta teeb, mida ta peaks tegema. Ja siis on huvitavad olukorrad, kui sul on inline pilt Gmailis või siis attachment lisaks, et siis ta läheb ka hulluks. Siis me oleme mõnes kohas siin kirjutanud oma meili handleri, mis on võib-olla siis natuke rohkem töögi, aga ma ei tea ka, siin peaks äkki Smith ütlema, kas see on parem. Kuivõrd need kursused käivad kaasas need Atlassiani toodete enda versioonidega? No need on nüüd versioon 7 jaoks kõik, mis puutub Jirat ja Confus, siis mingi 5, 7 ja üles või. Confust kahjuks nii täpselt ei tea, kuna see on mu selline nagu vaeslapse rolli jäänud, kuna ma kõike lihtsalt ei jõua, ma pean kogu aeg jälgima Jira ja Jira Service Deski versioone ja mis seal muutus, et siis ma Confut ei tea, aga jah, et Service Desk ja Jiras on 7 ülesse, et viimane kord, kui me nüüd tegime proovi küsimusi, siis tundus, et 7.3.0 vist oli juba, kuna seal tekkis see just vastus oli vale, kusjuures meil oli õige vastus, aga nende eksamites oli veel vale vastus, nii et nad ei ole järgi jõudnud. Me ajasime Triinuga näpuga järgi, sest ma teadsin kindlalt, et seda ei saa teha ja siis seal oli vastus, et saab. On teil veel mingeid naljakaid lugusid oma juurutumiskogemustest või tahate küsida veel mingid selliseid igapäeva juhtumeid? Ma kommenteerin korra selle pagunite ja muu teemasse küll juurde, et mida ma ise olen näinud sertifitseerides on see, et tavapäraselt mis tahes tooteid kasutades ma kipun käima seda ühte rada läbi niimoodi nagu see kehv tarkvaratestija, kes alati sisestab selle sama väärtuse ja kuniks see lõpuks ära parandatakse. Et need ametlikud serti-eksamid ja selleks õppimine tekitab selle vajaduse vaadata neid tooteid veidikene laiemalt ja just ütleme, olles selline mingisugune juhtkasutaja või sellises rollis, siis sealt nende nägemuste hulk, mis sealt hakkab tekkima, on väga suur, et ma olen ise küll viimasel ajal mitte sertifitseerinud, aga kus ma olen nagu jälginud kõrvalt neid protsesse, siis ma olen juba ainuüksi kuulates kõrvalt õppijate kirumist nende küsimuste teemal, mida nad peavad õppima, ma olen harilikult järgmisel päeval leidnud mingisuguse probleemi, mida tegelikult ma tahaksin, et nad sedamoodi lahendaksid, mitte nii, nagu nad praegust teevad, nii et selles mõttes väga, väga selline mõistlik pool. Nüüd enne kui ma tulles küsimuste ja muude juttudega siia poole tagasi, siis tekkis kohvipausi ajal tekkis küsimus, et Atlassiani toodete kasutajad käivad ürituseti koos kuulamas ja teiste kasutajate jutte, et kas mingisugust sellist nagu mailing listi või midagi muud ei ole, siis ma ka Jeevaga rääkisin, et tegelikult ei ole, on olemas küll Trinidadi Facebooki page, aga vaata page on selline asi, mis on nagu selline page'i omaniku keskne, ehk nemad saavad postitada ja kui keegi teine postitab, siis see läheb harilikult kuhugi nurga taha ja siis on võimalik otsustada, kas seda natuks rohkem esile tõsta või mitte. Et
ma usun, et on mõistlik vaadates seltskonna hulka, kes koos käib, tekitada mingisugune Facebooki grupp, mis ja kuna kontaktilist on olemas, siis saadaks teile meilid laiali, et oleks mingi koht, kus on selline jooksev jutt ja kus on võimalik neid samu küsimusi ka ürituste vahelisel ajal tõstatada selles mõttes, et kui kellelgi on mingisugust juppi puudu või kellelgi on küsimus kas helpdesk või service desk, et siis on võimalik seda püstitada ja nii edasi. Et ma tahtsin oma poole pealt kasutajalugude poole peale näidata ka ühed hästi lühidalt üks 5 slaidi. Sa tahad HDMI-d, jah? HDMI, jah. Hold my beer while. Ma saan 2 mikrofoni rääkida. Stereo. Et kuna täna olid jutuks, tuleb pilt ka või? See juhe on vist kehva natuke, mul ta siin streikis mõned korrad. Jah. Nii, tuli. Ehk et kuna täna tuli siin mitut puhku jutuks erinevad workflow'd, lihtsamad ja keerulisemad, siis ma olen nagu vaadanud kõrvalt erinevate workflow'de implementeerimisi ja otsapidi olnud seal sees ja tõenäoliselt olnud sees niimoodi, et see kultuuridisko pole selles mõttes eelnevalt piisava tugevusega toiminud ja mind veennud sellest, et kuidas see workflow mind arendab, siis ma olen nagu alati mõnevõrra skeptiliselt vaadanud. Ja sageli nende workflow'de arendamised kipuvad ka niimoodi mitte skeptilise inimesele nagu huvitavad välja. Ehk see on ilmselt selline, peaks olema selline default workflow. Ja juhtunu toimus ühes väiksemat sorti ettevõttes, kus otsustati oma arendusprotsessid muuta äärmiselt süsteemseks ja ehitada selleks suure hulga sammudega töökorraldused. See oli, kui ma hästi mäletan, kandis nimetust versioon 3 ja kui ma hakkasin seda vaatama, siis ma ausalt öeldes ei saanud midagi aru. Ma vaatasin, et tekkis ka versioon 4 enam-vähem, see on natukese küll teise taaski vaade on näha, et inimestel on tekkinud selles mõttes oskus kaste veidikene paremini sorteerida, aga süsteem endiselt tegelikult ei toimunud. Süsteem ei toiminud nii põhjalikult, et ettevõte läks umbes selle koha peal pankrotti. Jira projektid kandusid edasi poega. Ja seal otsustati, et lahendus selleks, et mitte korrata eelmise kehandi probleeme, on tegelikult midagi enam-vähem sellist, et ongi 3 faasi ja sellega hakkas asi suhteliselt hästi toimima. Toimis sellel hetkeli, kuni keegi lidas sinna juurde selles mõttes ka mingisuguse sammu, mis oli reaktimise võimalus. See oli vist arendajate poole pealt. Ja siis hakkasid tekkima järgmised probleemid, sest et arendustiimi poole pealt ilmselt seoses puuduliku kultuurilise taustaga hakkas muutuma spordiks Jira ping-pong. Ehk siis tähendab, et nagu loll on see, kes ei leia põhjust tiketit reaktida, et alati on olemas, mureks on see, et kas projektijuht ei olnud asja piisavalt hästi kirjeldanud, kliendi viga ei reprodutseeru meie develis või midagi muud sellist. Ja siis siin tegelikult võiks ilmselt teha neid vahepealseid samme veel, aga ma tollel hetkel ma olin oma enda Jirasse siis teinud just täpselt sellise pildi, kus see dokumenteeris siis sellist järgmist selles mõttes pitfalli, millega tegelikult ka ettevõttel tegelikult väga hästi ei läinud. Ehk et ka selle koha pealt tuli välja, et majandustegevus ei ole jätkusuutlik. Ja ma arvan, et nad on nüüd suutnud naasta veidikene teistsuguse projektorganisatsiooniga selle juurde ja tegutsevad oluliselt mõtestatumalt. See oli selles mõttes minu selline kasutajalugu ja kasutajakogemuse pool, et äkki kellelgi on veel midagi või? Äkki kellelgi on oma lugusid implementeerimiste poole pealt, et mis on läinud, eriti just asjadest, mis on nagu mingit pidi selles mõttes nihu läinud, sest ma tean, et nihu läinud asjadest on meil alati
kõige rohkem õppida. Ma räägin siis sellest, et tulles Elionist, olles seal edukalt juurutanud selle 3 workflow'd skeemi, et 3 projekti tüüpi ja keeruline, kergem, väga kerge. Noh, see väga kerge oligi siis seesama to do in progress done variant, on ju. Ja minnes siis rõõmsalt Helmesesse juurutama, me kulutasime omajagu aega, nii nagu Elionis läks põhiaeg sellele, et kõigepealt kakelda paika, mis on projekt. Jõudsime sinna, et ei, projekt on ikka see konkreetne päris projekt, mitte mingisugune abstraktne asi, millele me paneme külge komponendi ja siis ütleme, et see seal all on projekt. Ja tohutu energia läks sinna, et mis see issue üldse on ja mis on story ja kus on bugi ja siis kuidas nad omavahel ja ühesõnaga, et see konf oli seal juures nagu väga väike töö. Et siis Helmeses võib-olla see viga oligi see, et me ka võtsime ette selle ideaalmaailma, vaatasime oma nii-öelda meil on siuke nagu success line, et noh, mis sammud peavad olema tehtud ja tegime ka siis siukse päris pika trepi. Võib-olla hea oli selles, et ma joonistasin ta trepi kujuliselt, et siis vähemalt sai aru, et nagu siis tuli alati juurde rääkida, et aga sa saad hüpata üle teatud trepiastetest. Et täna siis seda on praktiliselt mitte üldse kasutusel, ma arvan, ma mõtlen korra, mõnes üksikus projektis. Ja valdavalt on ikkagi see, et kujuneb välja, et selline noorem, vähem kokku mänginud tiim võtab to do in progress done. Järgmine step on see, et võetakse juurde testing mingil kujul, in review on ta tihtipeale, ja siis juba vähe rohkem kogenud tuleb code review eraldi sammuna, ja siis sealt edasi on see, et võetakse klientkampa ja tuleb client acceptance juurde. Et minu kogemus on, et nii ta läheb. Just, ma ise lisaks juurde, et seal code review sammus tehakse juba edasi jõudnud kasutajate puhul automatsiooni, et kui just, näiteks Fisheye või midagi ütleb, et Bitbucket saab ka hakkama. Siis visatakse ta automaatselt järgmisesse staatusesse. Ja, et noh, just. Ma arvan, et see ongi suhteliselt optimaalne praegu, et sellest edasi ma ei ole mõistlikku lahendust näinud. Deployed on see, mis ma veel siin otsa olen näinud, et siis juba tulevad erinevad keskkonnad. Tegevus siis okei. Et oletame, tegelikult see TANis sa juba suunad ta adminile deploymiseks, et see ongi see, aga et me võime ka eraldi sammu teha, et keegi saaks näha, et ta on nüüd deployed. Just, meil seda on ka, aga sealt väga rohkem. Et huvitav on see, et analüüsi sammu tihti ei ole. Et vahest on, aga valdavalt, või siis me oleme teda nimetanud isegi üldisemalt, mingisugune eeltegevus, ma mõtlen. See hakkab lõhnama selle projekti portfelli järgi vist, et pigem on see analüüsi samm projekti portfelli piletis, millele on lingitud äkki mingid konkreetsed arenduspiletid juba. Ja backlog on, nii kui sa võtad Scrum boardi kasutusele, siis sul kaob see vajadus ära, sest sa ei tõsta enne backlogist väljagi. Just. Et ma kindlasti väldiks 18 sammulisi workflowsid, mis ma olen näinud avalikus sektoris vahel. Et siis ongi see, jõuame sinna, et üks pilet elab seal mingi, ikkagi tükk aega. No mina olen näinud sellist pilti, mis ei mahtunud, et ükski kast ei olnud loetav. Ma olen sellist workflow'd näinud. Mida imed seal kõike tehti, jumal seda teadis, eks ju. Keegi kunagi läbi oli ka teinud selle workflow. Ei nad pidid elama sellega ja siis kõik teadsid neid shortcut'e, et siit siia, siit, ja kuidas saaks nagu asja tanni. Selle peale võiks mingi mängu teha, et kes just. Leiab tee lõppu. Et loetavust seal ei olnud. Mitu sammu siis on selline? Mina pakuks, et 4-5 maks. 4-5. Ja 4-5 ma arvan on tüüpiline, jah. Et kui teha keerulisemalt lihtsalt, siis arendajad vihkavad teid ja nii lihtne ongi. No arendajatele saab teha tegelikult eraldi agiilse vaate, et kust tema võtab, kuhu tema tõstab, kui ta tegema hakkab ja kuhu ta paneb siis, kui tehtud saab. Keegi peab selle töö ära tegema siis kõik need piletitega. Ei, see on ju lihtsalt üks query, mis võtab sul. Mõtlen lihtsalt need läbi lohistama, et kui sa pead tegema rohkem kui 5 sammu, siis arvuta töö ajal otsa iga kord. Ei, on, jaa. Ei, ma mõtlengi, et tavaliselt arendaja ei tee rohkem kui 3 sammu piires, et sealt edasi korjab üles kas testi ja klient või
või see, kes siis deployb vahepeal või midagi. et erandina ongi see projekti portfell, kus võib olla tõesti palju samme, sest see üks projekt, nagu Vassili ka enne mainis, elab seal kuu aega või mitte kuu aega, elab võib-olla aasta aega ja korra kuus tehakse mingi samm, on ju, et siis on täitsa okei, et juhtkond näeb, et see on sellisel maal, on ju. No see on teine case ka, et see ei ole igapäevalugu, eks ju. See peegeldab seda protsessi, et siis minu meelest ka okei. Ja tihti on ka see, et just avalikus sektoris, et protsess on paindumatu, et seda ka ma ei soovitaks Jira puhul üldsegi nagu rakendada, et siis te saate endale sellise Jira, mida keegi hallata ei taha, sest iga uuendus on siis väga-väga raske ja kulukas ja mitte keegi ei taha seda teha, sest kõik tahavad ju öösiti magada ka vahel, eriti need rakkad minnid. Aga vahel on vaja, et on kogemusi ka selles osas, et siin algses nii services kui Jiras ei olnudki sisuliselt poolt seda funktsionaalsust, mis lisandus viimase 2 aastaga, et siis tuligi see ise nagu läbi teha. Aga et ma soovitaks ikkagi jääda võimaluste piiresse seal, et mitte väga üle arendada. Teil on nagu selles mõttes hea suund. On kellelgi veel mingeid lugusid rääkida? Kuidas on läinud? Kaugele jõudnud terve pikalt plaaninud? Praegu on hea aeg sellega minna, et nüüd on enamik featuure siin juba ära tehtud, mis oli nagu must have, ennem olid vaja need nagu välja mõelda, aga jah, Triinu andis ka hea vihje, et see on kullast ämber, kuhu saab hästi palju kullast õunu panna, et see tasuks ka alguses võib-olla läbi mõelda, et kui palju neid õunu sinna tahetakse panna. Meil on ka süsteem, et vaata ennast peab kuidagi ju, ma ei tea, kaitsma, võib-olla ei ole õige sõna, aga neid soove, mida järgmise pluginaga lahendada, nagu üksikisikutelt on aegade jooksul väga palju tulnud, aga me oleme siis ütleme nii, et meil on üks demokraatlik mudel, et kuidas me siis otsust teeme, et see on siis tiimijuhtide enamus, peab olema nõus. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes vaatan ma ikkagi eelarvele otsa ka, et enamus võib öelda, et meil on hädasti vaja seda asja, mis maksab seal 10 000, et Jira selle kõrval ei maksagi väga, et siis otsus võib ka sellelt kohalt veel tagasi põrgatada. Aga see on oluline, jah. Teistpidine näide nagu admini poole pealt, et kui ta tahab pluginat nimega näiteks SU for Jira või Script Runner, siis keegi ei saa aru, mida ta tahab. Aga ta ütleb, et jõle oluline on, siis ma soovitaks, et ostke see, kuna lihtsalt ta saab varem magama õhtul. See on, tõesti, ta teeb elu nii palju lihtsamaks, eriti Script Runnerit. See on nagu standardpaketi sisse mul räägitud. Ei ole väga, sorry. Ja ma ütlengi, et see on nagu standard, selle üle ei aruta, et ütleme, et Jira adminina peab jääma veel mingi lisaotsus koht. Hoidke oma adminne ja peakasutajaid, et väga toredad inimesed üldiselt, kui nad on viitsinud selle selgeks teha endale, siis ma alati ise ka neid üritan toetada. Ja mis ma soovitan, et kui keegi alles hakkab, et ärge laske kogu oma seltskonda selleks päris globaaladminnideks. Jaa, hoidke kand maas ikka. Et seda pärast tagasi ära korjata on väga keerukas. Et mina sain vastu näppe pilootprojektis, kus ma lubasin rohkem just selleks, et nad saaks siis rohkem katsetada. Ja ära korjasin sel hetkel, kui nad üksteise asju hakkasid seal ära susserdama. Ja peale seda kõik mõistavad. Kui kõik vaatab katki läinud korra, et siis ärge seda reneimige, seda staatust ümber, et... Just. Et... seda tasub hoida valitud seltskonnal, mida mina rakendan, olles ju pannud kokku nii-öelda nendest lauaalustest Jiradest, kus siis olid ju väga pädevad kasutajad, kes oskasid oma Jirasid adminnida, luban päevapõhiselt. Ja lugedes ette ja taha sõnad peale, et kellegi teisi asju ei tohi kuskilt otsast katki teha, et nad peavad mõistma seda, mis nad teevad. Ja see on toiminud. Mida ma olen ise soovitanud ka nagu adminidele veel, et joonistage kuskile seina peale kogu see loogiline struktuur lahti, et te saate aru nagu, mis töövood on ühiskasutuses, mis skeemad on ühiskasutuses ja mida mingi muudatuse tegemine Jiras tähendab teiste jaoks. Siis te ei pea pärast juukseid katkuma ja saate nagu näpuga järge ajada, et ahah, see siin on seotud sellega, et muidu ta läheb juba kiirelt käest ära. Ja meil ongi abiks siis nii-öelda tiimipõhine lugu, et
aga mis haldusvahendit sa kasutad näiteks selle, kas sul on mingi skeem loogiline joonistatud või? On sul Visio mingi skeem või? ei näe vajadust, muutub ka liiga tihti. Et ma tean, kust jälgida ja need, kes mul käivad, noh, need on tegelikult 1, 2, 3 inimest, keda ma tean ja usaldan. Et üldiselt, kui ma neile selle hirmujutu ära räägin, et te võite kõik muu katki teha, siis keegi küsima ei tule, kes ei tea, mis ta teeb. Ja nad ise väga hästi oskavad oma asju hallata ja nad on siis kõik skeemid jaganud ainult oma projektide vahel, et seal üks skeem, mis käib üle projektide, ongi õiguste skeem ja selle koha pealt ma olen päris jäik. Okei, sellisel juhul ongi, et kui teha niimoodi, et kõikidel tiimidel on oma töövood ja skeemad, siis on keerulisem saada seda raportit kõrgemale tasemele kokku, et siis tuleb eraldi teha. No see raporti kõrgemale kokku võtta Helmes on ju nii-öelda iga tiim on iga oma rahakott, et see kõrgem tase on ärisuuna tase ja selles kohas ei ole probleemi. Siis iga tiim vastutab, nad on motiveeritud, selge. Riigisektoris on täpselt vastupidi, et siis on mingi suur juht ja nõukogu, kes tahab kogu infot, et siis peab olema see skeemad kõigil ühised, et muidu me pärast raiskame tohutut aega nende raportite genereerimiseks. Mõistlik on pigem korjata see info kokku siis juba ühtmoodi. Minu raskus on see, et see meie ops tiim, nii-öelda operations, siis teeb igasse projekti tööd, aga abiks on olnud näiteks töövoogude puhul need kategooriad. Ehk see on see, mille järgi ma korjan kokku nende taskid ja mille järgi ma saan aru, et nüüd on tehtud. Et see on nagu abiks. Ja meil on üldiselt üks loogika on ka, et väga väheste eranditega esimene staatus on alati to do ja viimane staatus on alati done. Et see aitab ka. Ma ei tea, kas me jätkame oma dialoogi või keegi tahab äkki võime pärast kokku saada. Kommenteerida ja küsida, muidu läheb nagu väga. Mul on üks siuke küsimus, võib küsida nagu kitsamalt laiemalt, et kas te olete märganud ka kasutusi, kus Jirat kasutatakse milleks seda kindlasti ei oleks mõtet kasutada? Et inimesed kindlasti, kui sul on mingi tööriist käes ja sa oled hakanud, tähendab nagu asju selle peal tegema, siis tekib selline ühe tööriista kompetents ja sa üritad nagu seal kõiki asju teha, et nagu paljud inimeste jaoks Excel on teadupoolest ka parim andmebaasi platvorm, eks ju. Mult on küsitud kunagi CRM-i ja ma isegi mõtlesin selle peale ja põhimõtteliselt tehtav, aga väga keeruline võib-olla kasutada, et neid tööriistu on paremaid kõvasti kindlasti, et iseenesest saaks muidugi, aga võib-olla kas mõtet on. Kui küsimused otsa lõpevad, siis me peame tõmbama ringi koomale, sest et on üleval endiselt see mõte, mis ennem tekkis, et visata selline Fesari grupp laiali, kus on võimalik küsimustega edaspidi rahulikult torkida ja küsida teineteist ja leida seda, kellel on millegiga kogemust ja saab küsida nii-öelda siis sellist mininõuannet. Aga täname Triinad Vaismani poolt kõiki, kes on tulnud. Võib arvata, et üritab äkki, mis see tsükkel on olnud, pool aastat umbes, eks vist või? Praegu vist on kujunenud nii välja, jah. Et sügiseks tuleb äkki mingisugune uus versioon, äkki tekivad mingisugused uued huvitavad implementatsioonid kellelgi ja saame selle viisikette jälle uuesti käima tõmmata. Kui kellelgi on vahepeal on mõtteid, milles, või kui kellelgi peaks olema ka oma poole pealt selline nagu tunne, et see kogemus, mida nad on saanud, võiks evida mingisugust välist kasutust, sest et isegi juhul, kui tegemist ei ole võib-olla sellise täiemahulise konsultatsiooni müümisega, siis ma näen, et kutsuda vahetevahel mõneks tunniks keegi minikonsultatsiooni tegema ja aitama mingisugustest sellistest konksuga kohtadest üle, siis see on nagu sageli selline äärmiselt võimas liigutus ja ma ise näen ka, tähendab, et on olemas kui on selline nagu väiksema kogemustega inimese aitamine, siis on vaja korraldada pikk koolitus ja suur ja põhjalik projekt ja kahetsusväärselt minu kõige paremad kliendid on sellised, kes saavad
elus edasi selliste väga väikeste ja kontsentreeritud nõuannetega, mida võib-olla on nagu mul isegi raske rahaks pöörata, aga vähemasti ma leian, et ma saan sellega siis endale sellist kogemust, mida ma suudan äkki võib-olla nendele mitte niivõrd kiiresti mõtlevatele klientidele jälle nagu edasi müüa, et selles mõttes, et saaks teha nagu mitmetasandilist. Aga tänud Trinidadile, Trinidad Weismanile, vabandust, korraldamise eest ja ma usun, et nagu on öeldud, et on veel võimalik edasi networkida. Ehk et kuna ma nägin, et pärast kohvipausi algust inimesed asusid kohe küsimusi esitama teineteisele, siis do carry on. Aitäh! Aitäh Peetrile ja esinejatele ja kõigile, kes tulid!